Siis otsustati katoliku aja lõpus siis anda see vana sadamaid, teha sellest kabelkirik. Aga liigib Hiiumaale terviseid. Vahepeal paus. Vahepeal puhata. Mis juhtub muidu? Võib-olla jõuan viimasena ja buss läheb ära. Me ei jäta sind maha, ära karta. Väga põnev on, väga põnev. Nii, kuidas muljed on? Algus oli raske. Isegi noortel. Muidugi see on kõige tähtsam maja. Köstrite elumaja ja arvatavasti 1830-ndatest, 40-ndatest aastatest. Ja siis köstrid on siin kogu aeg elanud, nii et see on nagu ametikorter, võiks öelda. Aga siin õue peal originaalmaja on ka see kivist maja, mis oli selline suveköök ja kelder varasemal ajal. Ja siis on olnud selle koha peal, kus praegu on ait, mis on siia toodud mujalt Hiiumaalt. See, et Rudolf sündis 1873. aastal siin majas, sellel on see eellugu, et tema isa ja vanaisa olid köstrid. Aga köstriks taheti ikkagi Rudolfi isa Johannes Tohilist, sest ta oli andekas noor mees, ta oli musikaalne või seda oli märganud. Aga ta oli liiga noor. Et eks see kultuuritempel ole ka nagu Jumala koda ikkagi. Et need on võib-olla asjad, mis on nüüd eestlasele juba tuntumaks saanud, et need suured oratooriumid ja kantaadid ei ole veel, aga ka sellega on suur töö juba. Annab igaüks ise aru, et mis meeldis, mis võib-olla oleks võinud teistmoodi olla ja nii edasi. Minul on meeles õpetaja Triin Simsoni siis selline mõte, et Hiiumaal jäi kindlasti palju kohti käimata, palju nägemata
ja me käisime selleks, et võib-olla jälle minna. Kes tuleb järgmine aasta? No nii. Oh, kui tore.